Vanamutt istub pargipingil ja üks räägib teisele, et jaa, Selma, mul eile õhtul tuli see naabrilempit, astub uksest sisse ja tuleb teki alla mulle juba ja niimoodi ja nikub ja nikub ja nikub ja nikub ja siis läks minema. Saadki aru, mis ta tahtis. Mis oli sul? Vabandust, mul tuli SMS. See on muuseas tal veel täiesti normaalne. Järgmine nädal tal oli Helinaks Bella lugu. See paremini seksida pole võimalik. Tead või? Ei tea. Sa ei tea või? See oli see. Paremini seksida pole võimalik. Paremini seksida pole võimalik. Tead või? Tead hästi seda või? No, lauluga edasi läheb. Edasi läheb niimoodi. Paremini seksida pole võimalik. Paremini seksida pole võimalik. Paremini seksida pole võimalik. Ja siis tuleb veel see. Ei, kuule, ära nüüd kõiki meie perekonna saladusi ka siin välja räägi. Ja siis me käisime teatris üks päev. Siis ta oli parajasti Helinaks kõige vaiksema koha peal, kus juures telefon hakkas lihtsalt nasaalse häärega karjuma, et Toompead rünnatakse. Kordan, Toompead rünnatakse. Kurade möögel raisk, kuradi vitu apteek raisk. Kuradi putsima, et ülge mäda raisk. Kuradi mägra ila raisk. Putsi küll. Mis juhtus? Ei, vabandust. Ma sain praegu 1600 euroga BL-i. Mis BL-i? No, see samunegi lohku, no. Perse lohku. See trükikoda, no see, kellelt ma tellin neid flaierid. See lasi trüki pea sisse nüüd. Mis asja? Seal üleval pidi olema, suures kirjas pidi olema, et rahvakogu ettepanekud, aga oli rahakogu ettepanekud. Palju õnne. Mis teen nendega? Aga mis nüüd saab siis? Vellukene. Ma ei tea, perse omale need flaierid. Ei, aga sõnal on vägi. Üks väike täht võib kõik olematuks muuta. Ei, no Vellu, mõtle midagi välja, on ju? Müüd on näiteks mingile vasakpoolsele erakonnale maha ja... Jube naljakas. Aga tõesti, mul on ka kunagi niimoodi juhtunud, et täht läks valesti, aga mul ei olnud mitte täht puudu, vaid üks täht oli üle. Mis asja? Ma tean seda lugu või? Raisk! Vabandust, ma kirjutan praegu kurja SMS-i. Rääkige edasi. No ühesõnaga, mäletad, kui ma käisin Küprosel. Nii. Ja ma olin selle mehe sisse, mulle tuli selle mehe nimigi enam meelde, aga igatahes ta oli super, no tal oli tohutult suur... Okei, Angela, nii, las ta jääb. Auto. Ja hotelliomanik oli venelane ja siis ta palus, et ma talle külaliste raamatusse midagi kirjutaksin ja mina kirjutasingi siis vene keeles. Aga kust pidin mina teadma, et ujutna ei kirjutata H-tähega. Kirjutasidki niimoodi. Igratki oli ka veel sees. Mis asja? Mis siit edasi sai? Jah, ma jooksu sai. Ise oled veel väga suur moraaliünger, eks ole. Aga ma ei saa ikka mitte midagi aru. Sai vene keele... Ta ongi mul ikka, aga tema ei saa alati headest naljadest aru. Oi, ma ei tahagi aru saada, mingi meeste naljad. Meeste naljad? Minuga juhtus see nali. Angelaga juhtus see nali. Mis siis? Ja küll, ei juht. No, teeme nüüd ilusasti, võtame veini rahulikult, teie sööge kooki, eks ole. Tervis seks. Ja saad aru, see on väga vana tobe nime. Saadame ka nali. Tervist. Tervist. Vana vitraisk. Täitsa putsis raisk. Kas see on? Perses on kuradi türade maa, ma ütlen täitsa putsis, no. Oota, mis juhtus? Putsis on, no. Mis juhtus? Oh, sa vana vitt. Sellega on nüüd tõesti putsis.